Tere! Pole vist kodu, kus ei oleks mõnda asja, mis on vineerist tehtud. Teame, mis on vineer. Me teame ka, kes oli Luter. Aga kuidas on Luter seotud niisuguse firmaga nagu Isokon, sellest saame täna teada. Ega ma isegi ei teadnud palju. Ma kogu aeg arvasin, et need on nagu niisugused oletused, et Luter ja Bauhausi suuremad disainerid on seotud, Breuer ja teised, et eelmine aasta Londonis olles me avastasime siis ära muuseumi, kus siis inglased ja rootslased on talletanud siis selle eduloo, mis Luteril oli siis Inglismaal, ehk siis kui rajati sinna Isokoni firma ja ehitati Isokoni maja, mis oli siis sisustatud Luteri poolt toodetud ehitusmaterjalidega ehk seinad ja põrandad ja kõik pluss mööbliga. Ja kõik see tundus niivõrd huvitav, et me tegime siis eelmine aasta ettepaneku sellele muuseumile, et kui õige tooks selle muuseumi Eesti rahvale ka tutvumiseks, et natuke motiveerida siis ka meie mööblitootjaid mõtlema, kuidas siis saada ka sellel sajandil üks selline mööblitööstuse lipulaev, mis nii edukas oli 100 aastat tagasi. Kuidas ikkagi see Luteri vineer Inglismaal ka praegu on teada rohkematele inimestele? Miks meie siin ei tea siis? Jah, tõesti, et kes esinevad meil nüüd siin selle näitusega seotud oleval seminaril, siia tulevad siis arhitektuuriajaloolased, kes on kirjutanud ka raamatuid ja uurinud neid arhitekte, kes tol ajal siis tegid koostööd Luteriga, nii et neil nagu see faktipõhine uurimistöö on peensusteni teada, aga kindlasti on üllatuseks paljudele veel see, et Inglismaal toodetakse Luteri tooteid. Nii et Luteri replikaid tehakse Inglismaal ja müüakse uskumatult kalli raha eest. On nad müügis, kuna ta on ka käsitööna enam-vähem tehtud. Nii et see tollaegne vormikeel on nagu modernne siiamaani ja muidugi see painutatud vineer ise ja see niiskuskindel vineer, mis siis leiutatigi Luteri tehases, et see nagu avas siis uued turud ja uued uksed siis Luteri uutele toodetele. See maja, Isokoni maja Londonis, tema on ka ju restaureeritud, korda tehtud, et mingid ajad oli ka seal natukene kehvem seis. Ja kohalik siis valitsus tegi sellest narkosõltlastele see sotsiaalmaja vahepeal, et tegelikult jah, et nüüd on väga kenasti restaureeritud ja oleme ise nendes korterites käinud, kus siis võimalikult palju on säilitatud seda vana ja tõesti seinad kõik vineeriga kaetud ja vineermööbel sees ja no igasugused vahvaid lugusid on selle Isokoni majaga seotud, et oligi, et sinna praktiliselt nagu kööki paljudel puhkudel ei olnudki planeeritud, et all oli väga tuntud kokaga siis restoran, kelle käest telliti siis järgmise päeva lõunasöök ja siis välisukse või oma korteri ukse kõrval oli väike luugiga aknake, kuhu siis sulle anti siis see toit ette ja nii, et see oli väga sotsiaalne maja, seal elas nii kirjanik ja Agatha Christie, seal elas Vene spioone ja keda veel ja noh, eriti just muidugi need siis natside eest ära põgenenud Bauhausi tegelased, kes siis osalesid siis ka selle toodangu disainimisel ja Laszlo Maholi lagi oli siis see, kes tegi siis ka reklaamprospekte Venestale, Isokonile ja osales ka siis selle maine kujundamises. See on suur töö ära tehtud selleks, et Eesti inimesi sipake harida, et kuidas veel saaks midagi teha selleks, et meile siis nüüd see vineer uuesti tagasi tuleks samas aus ja hiilguses, nagu ta kunagi oli? No selle jaoks me tegime disaini raames vineeri töötuba, aga siis tõesti juba siis järgmise sammu uuendusliku vineeriga, mida saab juba painutada teistmoodi. UPM Soomest viljeleb seda tehnoloogiat, vineeri töötuba oli väga populaarne, nii et tundub, et eestlase huvi vineeri kui materjali vastu endiselt on säilinud. Ja ka siin näitusel me lisasime nagu siis näituse põhikollektsiooni paar siis lugu ja plakatit elu pärast Luterit. Kahjuks jah, palju materjali ei olnud.
kahjuks. Aga midagi on ja mitte üldse halb, nii et väga loodaks, et see näitus motiveeriks nii disainereid kui tootjaid mõtlema selle võluva materjali peale, mida kõik ikkagi sellest ka edaspidi teha. The Isokon is a grade 1 listed modernist building and it's famous for many things. One is that it's the first reinforced concrete block of flats ever built in Britain, which makes it unique. But what is special and what's special in relation to Estonia is that the founder of the Isokon, Jack Pritchard, worked for Venesta, Veneer Estonia, the plywood company, between 1925 and 1936. And he created this furniture program where he employed some of the emigre masters from the Bauhaus to design plywood furniture that was then made at the Luther factory in Tallinn, shipped to London and sold as Isokon furniture. And we have made a museum that tells this story. Also should be mentioned that almost every person who lived in this building from it opened and up till the Second World War at least are famous. They all have Wikipedia entries, they're all famous for something. So it was a house where a famous person has to live. Why? I wouldn't say they had to live there, but it was probably quite the trendy place to stay. I think there was also an element of Jack Pritchard picking people. He wanted to surround himself with interesting people to create a community of like-minded people. And about the museum, you brought it here in Tallinn, and it is something we haven't seen before. Thank you for this, of course. But do British people come to this museum? Are they interested in such things? It's actually quite trendy with post-war concrete architecture is trendy, and because of that, pre-war concrete architecture is also trendy. So the audience we get, the visitors we get, are fairly young, I have to say. A lot of them, of course, are architectural students, but we also get visiting architects from outside Britain visiting, and we had maybe 15,000 visitors since we opened, and we only open at weekends, and it's a small museum. But people who come, they stay, they spend a good hour there at least. And it's a fantastic story. I think there's so much in the story. It's the architecture, it's the art. You had Barbara Hepworth and Henry Moore and other people related to the building. It's the design, but there were also 5 Soviet spies who lived in the building. There was the restaurant with its famous cooks. You also have the food element. So there's so many different aspects of the story. You live in this house also? I do, and not only that, I'm lucky to live in Jack and Molly Pritchard's penthouse flat. So I walk on Estonian birch plywood every day, and the walls are all Estonian birch plywood as well. About this Isokon building, it was quite neglected for a long time. Why this building was decided to renovate? Well, you're quite right. It was in a very desperate and dilapidated state when we became involved with the project. I mean, I think there are probably at least 2 reasons for that. The building itself is quite a maintenance-intensive building. It was very pioneering in terms of its construction and services in its day. It hadn't really been very effectively maintained, and latterly it was taken over by the local council, who were not very good landlords. They didn't really run a very suitable social policy in terms of the kinds of people and families that they housed there, and eventually when something starts to go downhill it then accelerates, and latterly the building was actually boarded up
it was not only uninhabitable, it became uninhabited. But you ask how it came to be restored. In the meantime, it's important to note that the building was protected. It was listed, as we say in England, and it was listed eventually at the highest grade, which is grade 1. Now, there's only 2% of all listed buildings in Britain are within that category, and that includes Buckingham Palace, Westminster Abbey, so the Isokon was up there with this very tiny number of highly regarded buildings. And had it not been listed, it would certainly have been demolished. So essentially someone had to get hold of this situation, and restoration within the protocols of listing, which are very strict, was really the only sensible way forward. And my company, which is Avanti Architects, who we do a lot of work on modern buildings of that period, we bid to take this project on with a housing association, Notting Hill Housing Association, who had a very progressive social policy for the building. We were able to persuade Camden Council that our bid was really the most appropriate one to develop in restoring the building. How long did it take to restore this kind of building? Well, there was quite a lot of research and preparatory work to be done, not just in terms of the history of the building, which is pretty well documented now, but also in terms of the physical diagnostic work on the structure to establish what needed to be done in order to put it into good condition. That probably took the first 2 years. The contract, the work on site, probably took about 15 months, 18 months total. So all in all, it was probably a 3.5 year project, and the building was reopened at the very end of 2004, beginning of 2005. So it's had another 13 years life now, and it's very happily occupied. And its new owners, Notting Hill Housing Association, are very good landlords. They know exactly why the building is so important, and they've been very scrupulous and conscientious about maintaining it properly. Luther, Vineer, Isokon, see on nüüd see teema, mis ka sellel näitusel on meie väga paljude inimeste jaoks väga suur üllatus. Kui veel teatakse Vineeri ja Lutherit kokku panna, siis sealt edasi on juba tühi maa. See on tõesti huvitav kontseptsioon, aga mis on huvitav selle ürituse puhul siin, et tegelikult see näitab, kuidas need tühjased maid on võimalik ületada. Ja kui nüüd konkreetselt rääkida sellest hoonest, mille ümber vestlus täna õhtul toimub siin, see hoone on hea näide mitmest küljest. Esiteks, kuidas inimeste kokkuvõtval jõul on võimalik arhitektuurne pärand taastada, heasse korda luua, tagasi tuua ja nautida kvaliteetset arhitektuuri, aga samas ka tegeleda maja pärandi hooldamise, materjalide kogumise ja uurimisega. Et see on ülimalt õpetlik ja mida näiteks ka Eestis paljude arhitektuursete objektide juures võiks ette kujutada, mida võiks toimuda. Aga nende maa-alade ületamise suhtes on see üritus ka selles suhtes huvitav, et siin ületub midagi, mis tuleb väljastpoolt sissepoole. Sest Eesti arhitektuuri, disaini ja ka Lutherite teemat on loomulikult käsitletud läänes ja seal näidatud ja avaldatud. Aga nüüd see, et lääne poolt Lutherite ja Venestaga seotud materjalid ja esemed Tallinnasse muuseumisse tulevad, see on harukordne ja huvitav nähtus. Teie olete see, kes on Lutherit ja tema pärandit uurinud ülimalt põhjalikult. Mul on olnud selline õnnelik võimalus, et ma olen kunagi ei ole kahetsenud, et ma selle teemaga tegelema hakkasin.
ja loomulikult, mida ma praegu pean tunnistama, et see teema tõesti ilmselt on meil külge jäänud ja ta ei lahkugi kunagi, et uusi huvitavaid fakte tuleb välja ja uusi huvitavaid seoseid, nagu ka tänane üritus näitab. Mulle tundub, et Inglismaal nagu hinnatakse rohkem vineeri ja luteri mööblit kui meie siin vineermööblit ja vineeri hinnata oskame. Inglismaal on kindlasti huvi kaasaegse mööbli vastu tõusnud. Traditsiooniliselt see alati ei ole niimoodi olnud. Lone Road Flats ehitushoone on sellest hea näide, et tegelikult kui radikaalne ja kui erandlik see tegelikult ühiskonnas oli. Aga mis on toimumas praegu üle maailma ja Lääne-Euroopas on uuesti süvenev huvi ja täiesti uus laine infovahetuses, vineeri teemaga tegelemises. Paljud raamatud näitused on toimunud viimaste aastate jooksul. Et selles suhtes küll, et huvi loodusliku materjali vastu ja arhitektuurse pärandi vastu, mis on inimsõbralik, on nagu tõusnud ja loodetavasti ka jäämas. Siis tundub, et on natuke piinlik, kui et Eestis, mis oli kunagi kuulus, see vineeri värk on nagu natukene kehval järjel. Ma ilmselt seda väidet ei toeta, just nimelt tänase jutuajamise põhjal. Me nimelt tegime väikese ringkäigu endise Luteri vabriku maa-alal ja hoonetes, kuhu me ligi pääsesime. Ja mul oli vestlus kohaliku vineeri tootjaga ja just nimelt praegusest olukorrast Eestis. Ja tegelikult on siin vineeri tootjad väga palju. Loodetavasti on ka tänu sellele kasvule, uuele lainele huviga disaineritel tõusmas. Ja oleks tõesti näha Eesti disainitud vineertoodet. Me neid näeme muidugi, aga võib-olla süstemaatilisemalt ja võib-olla suurema jalajäljega. Ilona Kurjanova ütles, et Inglismaal tehakse ka luteritoolide replikaid. On see nii? Konkreetselt Isakoni firma, kelle näitus siin majas täna väljas on, nendel on tõesti üks Luteri taburet veel toodangus. Aga selle tabureti lugu läheb tagasi 30. aastatesse, kui ta koostöö tähe all loomulikult turustamist leidis Inglismaal. Ja kuna Isakoni firma oli firma, mis tollal loodi, siis loomulikult on see jäänud siiamaani nende nagu pärand disaini sarja. Selline saigi meie saade vineerist, luterist ja Isakonist. Loodame, et teadmisi selle saate vältel tuli teile tublisti juurde. Kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast ja siis on plaanis 2 uuest koolimajast rääkida. Kõike kaunist nädalavahetuseks!